Tankitõrjeüksuses olen ma circa 2,5 aastat. 7 on täis, minul on 7. Siis mul 10 ka ei ole, siis mul on ka 7 ilmselt. Tegelikult ma Kaitseliidu liige olen olnud tükimaad kauem, aga tankitõrjega olen 15. Ühesõnaga ajalugu juba natukene aega on. Mina olen üldse Kaitseliidus olnud aastast 1993, aga tankitõrjes olen ma olnud viimased 3 aastat. Tehti ettepanek liituda tegusate meestega. Meil oli niisugune üks oli puudu, aga Viru maleval oli olemas vahendid. Ja siis me otsustasime selle tühimiku lihtsalt täita ühe kandi meestega. Ennem olin ma lahingüksuse rühmavanem ja meil juhtus selline asi, et inimesed Ida-Virumaal kaovad ära ja ringkonna prioriteet oli tankitõrje. Ja siis me otsustasime anda oma abikäsi ringkonna. Üksus on suurenenud, üksus on juba paremini varustatud. Suuremalt jaolt on nüüdseks juba üksus paremini kokku töötanud. Põhimuutus on meil relv. Et me oleme liikunud Rootsi 90 mm tankitõrje kahuri pealt moodsa tehnoloogia peale. Muutunud on isikvarustus, meeste motivatsioon võidelda. Tänane päev meil alles algas, nii et loodame, et ta õnnestub. Siiani läheb kõik hästi. Tänane päev algas hommikul kell 5 ja hetkel on üksus ka väljas. Väga töine on olnud, et vastane on kandnud kaotusi ja on ka meie seas olnud haavatud. Nii nagu ta praegu on. Nii nagu ta praegu on. Väga rahulik. Väga rahulik. Õnneks on omad üksused eespool. Tavaline laagrirutiin paistab olevat hetkel. Nii kaua kui maha ei lasta kedagi ees, on meil elu lihtne. No, see oli siis niimoodi, et täna olime tankitõrje meeskonnaga positsioonidel ja sattusime siis metsas kokku Prantsuse kaitseväelastega. Pakuks välja, et suurusjärgus 130 sõjaväelast oli meie vastu. No ilmselt me jäime täna teiseks. Ja nüüd ei teagi, mis edasi saab. Nüüd me oleme siis hukkunud. See oli siis nagu tänasest lahingust. No mis üllatas, ütleme, et liitlastega niisugune koostöö oleme siis isegi õppustel kui vastaspooltel on alati äge. See on mingi kogemus, suhtlus, kuidas nemad töötavad, kuidas meie töötame. Et vaatamata sellele, et me siis nagu täna saime siis pähe, et siis mina luen päevakorda lennuks. Kindlasti meeskonna tööks valmidus, füüsiline osa pole vähetähtis. Et siin on kindlasti torud on suured, aparaadid on rasked ja muidugi tahe tegutseda. Ta peab ikka väga kannatlik inimene olema. Väga kannatlik põhimõtteliselt. Tankitõrjuri elu on selles suhtes igav elu. Tunduvalt igavam, kui on meie jalaväel. Tegevust on tunduvalt vähem, aga tegevus on jälle üldlahingplaanis tähtsam. Mina ütlen, et üks isamaalisus peab olema ja soov anda panus Eesti eest. Sest et minu vanaisa on kunagi olnud ka kaitseliitlane ja tema ütlus on olnud see, et nii kaua kui hing on sees, relv on käes ja Eestimaa pind on jalgal, pole hullu midagi.